Olin 2,5-aastane, kui sain jõuludeks Nuku-Tiiu. Aasta oli siis 1937. Veidi hiljem tuli mingil ajal ka vitstest punutud Nukuvanker. Nukk-Tiiu oli sama suur kui mina. Mäletan jõuluvanas üles istumist, kes tegelikult oli minu oma isa Mikk, tema pikka valget habet ja punast mantlit ning mütsi. Vanemate jutu järgi olin ma enda suurust nukku nähes erutusest värisema hakanud. Tiiul käisid silmad kinni lahti ja kui Tiiu pikali asetasin või istuma tõstsin, siis tegi ta mamma. Tiiu ja Vankriga käisime väljas jalutamas koos majasõbranna Heljuga, kellel oli samuti Nukk-Tiiu, kuid minu omast natuke väiksem. Nii me siis sõidutasime oma nukke Tallinnas Toomkuninga tänav 23 maja hoovis ja ka maja ees tänaval aastatel 1938-39. Päike paistis ja kõik oli nii ilus. Sel ajal kanti ka veel lillilisi päevavsilme, mis meil Heljuga mõlemad olid. ...1944. aasta märtsi pommitamise ajal sai Tiiu ja Nukuvanker kannatada. Nukul olid katki sõrmed ja jalavarbad ning Vankril oli purunenud ratas. Kuna linnakorteris oli vähe ruumi, siis sõjajärgsetel aastatel viidi Tiiu ja Vanker Harjumaal elavate sugulaste juurde. Nurme talu rehealusesse hoiule, kus need aastakümneteks unustusse vajusid ja muu kraami alla mattusid. Alles aastal 2014 tuli mõte need uuesti välja otsida ja korda teha. Ohoo. No näed, siin ta ongi. Ühte ratast ei ole, jah? Kaua pea 3 sajandit kadunud olnud. Ja invaliid. Natuke parandada ja saab korda. Parandada ja saab korda. Ja invaliid on ta ju ilmselt sõjaajast. Ja kuulsast Tallinna pommitamisest. No ei sa ütled, siin ta on, mida me oleme 3 sajandit otsinud. Järgmisel aastal tegingi Tiiule uue kleidi ja lasin nukusõrmed ja varbad parandada Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut. Olen väga tänulik 2 neiule Helenile ja Jolanale, kes seda seal tegid. Nii armas nukk minule. Nukuvankri parandas minu poeg Tarmo aastal 2021. Minule kallid Nukk-Tiiu ja Nukuvanker. Panin selle loo kirja aastal 2021. Helve Lilles, neiuna Napp, sündinud 3. juulil 1935 Tallinnas.
no nüüd vist läks õigesti